eriti keelelise eripäravate kohta ikkagi oli ju seal. Jah, mõni kohe ütles, et pole olnud sugust asja, et ning on sõna lause lõpus, et seda pole, kes edasi räägib siis. Ja sealt samast kõrvalt tuli siis lahedalt. Jah, tuli sealt ningisid küll. Jah. Et tore, et ju Tagasõrves ka midagi tehakse. Ei noh, ma ei tead. Terid sõrulased, need muidu saarlased. Me oleme siin Anseküla seltsimajas nüüd laua taga. Ning meid on siin laua ümber üsna palju. Tutvustame siis ennast ka. No ma olen Tammejõugu Mari. Mina olen Jaagu Tomme Merle. Mina Vesikonna Katrine. Ning ma olen Timmi jälle. Täna me räägime sehantsest suurest asjast, nõnda kui sõrulas ja aabits. See aabits on nüüd täitsa olemas, ning metelsi laua peal on neid ka päris sidu-midu tükki. Kenad, värvilised vaataneng. Ning suurem ports neid aabitsa tegijaid on ka siia laua ümber. Olgu küll, et mitte käik, neid oli palju enam, aga 3 aabitsa tegijad on siia laua ümber nüüd. No ma tahan sind kohe parandada, ju ikka võib ütelda, et 4, et sa oled ikka ka üsna kõvasti oma kätt siia külge pand. No ma oli pisut sugu abiks ka ikka natukese, jah. Aga peamine tegija oli ikkagi Tammejõugu Mari, kes selle asja kõik kogu keeras. Kas sa tahaks sellest rääkida? Ei no mis ma taha, aga inimesed tahtvad teada, et kuidas see siis üldse on seda, et aabits äkist tuli. No ega ta pole nõnda äkitsi midagi tuld. Et see mõte ju keris ju päris ammu juba. Et see esimene mõte, et sõrulastel oma aabitsat tarist oleks, no see tuli, ma tean, peaaegu 10 aastat tagasi, 2009, 2. jaanuaril oli meitel üks kontsert Salme rahvamajas, ning seal oli juba kast väljas, annetuskast oli väljas, et teeme sõrulased omale oma aabitsa, ning siis panime lehte ka jutu, et võt sõrulased tahate aabitsat saajas. Et siis äkki siis jutusid kirjutama ning saatke meitele neid jutusid ning siis me saame aabitsa teha ja siis on nii kena ja. Aga et mille jauks üldse aabitsad? No Merle on meitel siin kooliõpetaja, ta ju teab väga kenasti ütelda, miks jauks aabitsaid tarist on. Jah. Noh, mis jauks aabitsad tarist? No selles mõttes, et aabits on ikkagi lugema õppimiseks. Aga me ju teame siin kõik ümber laua, et me ei tahtnud ju lugemise õppimise aabitsat teha. Et me tahtsime ikkagi kultuuriaabitsat teha. Nii et selles mõttes see mõte, et teha sõrulase aabits, see on küll väga vana ja see mõte, et teha kultuuriaabits, see on umbes sama vana, see oli kohe algusest peale teada. Me kontrollisime üle, vaatasime oma vanad paprid läbi ja oli tõesti kirjas kohe alguses, et teeme kultuuriaabitsa. Et keel on väga tähtis kultuuri osa, aga kultuur tundus tollel hetkel tähtsam. No keelne kultuur on mõlemad tarbelised asjad, aga kuidas see mõte ikkagi üldse sul tekkis? Tulid sa selle peal täitsa üksi või said sa kuskilt vaimu? Me Margusega kahekesti mõtlesime selle üle, me istusime seal pööningu kambris elu peal, meil elu peal oli tuba ning istusime seal ning öösse und pole olnud, siis ajasime juttu ja rääkisime, et võt, et näed, sõrvekeel on ka nii kena keel ja aga hakkab inimestele ära kaduma ning vanad inimesed enam ei räägi seal surnuajal ju keda seda keelt nii väga, mõni räägib veel ja lapsed koolis saavad niimoodi õppida kirjakeele kenast selgeks, aga näe sõrvekeelt ju keda teeb õpetaja enam ning muidu ju lähed mandrile, siis kõik ütleb, näe nii kenasti ütleb pöösas, aga ikka rohkem naljaga pooleks, aga see pole ju mingi naljakeel, see on meid emakeel, see pole mingid naljajuttude jooks mõeldud. No jah, sedasi me seda arutasime ja siis mõtlesime, et aga ega midagi muud teha polegid. Et siis peabki aabitsa tegema, kui sa tahad, et see kultuur ja et see keel oleks kah nagu päris keel, mitte ainult mingisugune keelepuue, et ei oska öötähti ütelda. Et viime logopeedi juurde, las õpetab öötähe selgeks. Vaid et see on kohe päris keel ja päris keelil on aabits. Järelikult peab olema aabits. Päris kultuuril tavaliselt vist ei ole aabitsat või? Aga vajadus selle järgi ju tegelikult oli. Jaa. No ja siis mõtlesime, et teha aabitsaga, ega me aabitsat üksi ei tee. No eks siis, kust sa siis omale kambajõmmid said? Said sa kohe ne kambajõmmid? Ei, kus ma kohe sain maast selle Saaremaalgid siis veel. Et see mõte oli lahti, mõtlesime, inimesed saadavad jutusid ning ju siis vaadam, paneb kogu, mida ega meil algul pole nii uhke mõte ei olnud, et see nii suur ning kena tuleb, kui see metelnitsi tuli. Et saadavad jutusid ning paneme siis kogu, mida ikka saab.
No ta, et sul niisugust päris selget visiooni pole olnud esiti. Mõnes mõttes oli see, et kultuuri tahame ikka panna ja sinna ja et ikka piltisid oleks ja et oleks lastel ning vanadel mõnematel, seda mõte oli küll. Aga noh, et mismoodi täpselt, no issand jumal, mõtle ise, aga mingit raamatut tegema, sul pole ju kohe see mõte, et mismoodi see peaks olema. See ikka vähe seedimist vajab, aga meitel oli vaja seltskond kogu ajada, sest seda ma sain küll aru, et seda üksi tee. Ja Margusega kahekesti ma taha seda ka teha, et see on ikka vähevõitu ühe pere asib saa olla sukasi. Noh, ja siis me tegime seltsi, Sõrvemaa pärimuse seltsi tegime, siis tuli päris mitu inimest sinna, kellega koos hakkasime arutama, et mis võiks olla ja kus võiks olla ja kuidas võiks olla. Aga mulle tundub, et see kõige õigem lend sai sisse 2012 kevadel, kui meil oli selline asi nagu mõttetalgud ja selle mõttetalgute pealkiri oli, mis sest Sõrve keeles teeme. Sukse pealkirja panimegi, ning seal oli nüüd Merle esimest korda meitel ka laua taga kohal ja seal me mõtlesimegi välja, et mis sellest Sõrve keeles üldse võiks teha. Ja selle tulemusel on tekkis üks paber, kus selle peale igasugu toredaid mõtteid, mida võiks kõiki teha. Ma tea, kas sa jälle olid ka seal kampas või? Midagi nagu koidaks. Tuttav nii, kui oleks asi. Nõnda, kui oleks olnud. Ja seal nimekirjas palju kenasid asju. Seal oli siuke, et et võiks regilaulusid inimest osata laulda ja võiks sõrvekeelsed uudised raadiumis olla ja ohoo, on ja. Saated võiksid olla. Päris vist raadiot ei olnud. Just mainisime küll, et vaata, et teistel on nagu need murdekeelsed uudised on ju, et meil võiks ka mingid raadiosaated olla ja et võiks olla mingi need ajalehtedes või ajakirjanduses kuskil võiks sõrvekeelseid tekstisid vahest olla ning muidu võiks oma unistasime suurelt. No jah, see oligi siuke koht, kus hästi niimoodi piirideta julgelt panna. No ja sealt kuidagi Vaata, kui me praegu selle lehe võtame ette ja hakkame lugema, et mis me kõik tahtsime siis sellel ajal teha, enamus neist on kõik toimunud, mis on hästi tore. Need mõtted on natukese muutunud, näiteks, et mingid sõrvekeelsed ajalehte meil pole tekkinud ja ilmselt ei teki ka, aga samas meil on tekkinud internetilehekülg Sõrvemaa. Mis sa räägid, vallalehte kirjutasid ja tegelikult Tagasõrves ka ju Albert kirjutas Alberti lugusid ikkagi sõrvekeeles. Ei no seda küll, aga see ei ole nagu need on ikkagi väga üksikud näited, et see ei läinud nagu üldiseks inimesed saka nagu niimoodi, et ise kirjutama, et seda nagu ei juhtunud ikkagi, et see ei juhtu iseenesest. Et me vaata, kui me nüüd seda aabitsat nüüd lõpuks kirjutama hakkasime, siis me saime aru, et see pole nii nali, mida te taga kirjutama sõrve keeles vaada. No jah, vaata hiidlastel on hea näide selle kohta, et ma olen ju seal meie maas päris pikalt, mitte nii pikalt, aga ikkagi olen seal juba töötanud ja varem ju küll midagi hiidlased oma murdes ei kirjutanud, aga nii kui neil see lugemik tuli ja see sõnaraamat, nüüd on hakanud seal nädala lõpu lisa on ju seal, nad on hakanud hiiu keeles kirjutama mingisuguseid teatud artikleid, neid oma uudiseid nii-öelda. Et varem ei olnud, aga nii kui oli see nagu raamatu vahele pandud see keel, nii hakkas juba ajalehti ka väikselt imbuma. Nii et täitsa sauke kahtlus on, et äkist nüüd julgeb kedad veel sõrve keeles kirjutama hakata selle peale, kui on ühe korra juba raamatus pantud. No ega ne asjad päris ilmus oskemata ei lähe ka. Neid asju peab pisut sugu ikka tagant oskema, iseenesest asjad peab lähe ju. Seda me oleme aru saanud selle aabitsa näitel juba. No vaat see üleskutse, et saatke meitel jutusid, see oli ju ammu ilma. Ja inimesed muidud saatsid meitel, kõige rohkem tuli meil seda lauset, kes ütleb meitel nüüd peast selle kõige kenama lause, mida meil tuli 10 korda. Ja apu pihta kaapsud rungiga, Odama Lahedasoole kaapsud rungiga siit. Et messa passid seal Tuhlreika taga, tule Säiemaa lähedusele kaapsud rungiga abusid kautu, jah? Umbes täpselt see lause, paari variatsioonid. Erinevad variatsioonid, jah. Et vahest oli kaapsutrungiga. Jah, või Leikreika taga. Just. No Leikreikas vana, ma alles see Tuhli, siis metel tuli. Jah, seda. Paarsada aastat umbes. Et see oli nagu keikse populaarsem lause sõrve keeles. Aga sõukseid lauseid tuli palju, aga neid siuksed kenasid juttusid kohe, neid on vähem neid inimesi, kes seda siis sõrve keeles ning kohe siukse kenasid juttusid kirjutavad, kuigi neid oli. No aga see tuleb sellest ka, et murdes on tegelikult häbemata raske kirjuta. Et me ju räägime murret küll, aga teda pole elupäevad kedad kirjutanud ning kes kedab mõista ju seda kirjutama, et mõista ise ka. Aigus. See kirjutamise kohta oskab Katrina palju rääkida, tema liitus meite kambaga nüüd kõige hiljem. Tavaliselt pisised lapsed olid tal ju vaada. Aga millal siis Katrina liitus kambaga? Katrina, millal sa mitte see ka ilmusid? Ma mäletagi, et see ühe hetkel olid sa olemas jäkist. Ma pean isegi selle üle mõtlema.
ma arvan, et ma tulin lasteringi, kui Mikko oli just sündinud natuke, juba 5-kuune, siis see pidi olema 2013 kevadel. Aga päris kohe ma ju me ei olnud üldse rääkinud, et ma üldse filoloogi olen. Et ma arvan, et 2014 äkki. Sest see oli ju sedasi, vaata, et ma hakkasin aabitsat tegema, oli selts, oli juba olemas. Ja mul oli selts, mul oli patakas kirju, aga nendest saa ju veel aabitsat tehast, kui sa teed aabitsa, siis sul on vaja ühte õpetajat, kes midagi õpetamisest ka teaks, saab saa kirjutada raamatut nõnda, et lihtsalt kirjutan ja siis pärast ütlen lastele, et võtta, hakake nüüd õppima siit või kellegi hakka nüüd õpetama selle järgi. Ei saa, õpetajat on ka vaja. Vot siis tuli Merle, vaatsin. Näed, kui tore, meitel on Merle, nii on õpetaja olemas. Aga siis, kui me hakkasime seda asja kirja panema, nagu ma hakkasin kirjutama, siis ma sain aru, et ei, ühte inimest on veel tarist, meitel on tarist Eesti filoloogi. Siis ma mõtlesin, no ma ei tea, et kas see nüüd ikka palju tahetud ei ole, et siia Sõrvemaale nüüd üks Sõrvemaalt pärit Eesti filoloog ka satuks. No ja siis tuli Katrina lasteringi. Kui ma ühe päeva teada sain, et ta on filoloog, siis ma mõtlesin, ohoo, nüüd see siis juhtuski. Mõtlesin, et Katrina sina ju pole otse Sõrvest pärit, aga sa oled ju Salmel elanud. No ma sündisin ja kasvasin Salmel 18 aastat siis või. Ja mu vanaisa, vanaema on ka Salme jõe äärest pärit. Aga teised juured on ikka rohkem seal Lümanda ja Kihelkonna pool. Aga et see keel on ju soojauks ju, see Sõrve keel on väga tuttav soojauks ju. No ikka sama ja suhteliselt sama ikka. Et nad on ju, see Läänesaare maa on ju nii sarnane, need isegi murrakurühmadena pannakse kokku, Mustjärve, Kihelkonna, Jäma ja Anseküla, et nad on ikkagi piisavalt sarnased, et väga suurt vahet ei olegi. No ja Merle on ju täitsa sõrulane ju meil. Ja. Tagasõrvest, jah. Meil on ju puhtalt tagasõrulane, ma olen Poluvernik. Ma olen ju kahelt poolt, ma olen suurem osa elust siin elanud, aga ma olen ju ka sealt kantist pärit. Ning ega suurt vahet ei ole, sealt kanti inimesed olid ju ka muist seda raamatut vaatanud ning aabitsad, ning mitte mead vahet pole, et mõni sõna ju on, aga see on igal pool ning igas piirkonnas, et Läänesaare murdega on ikka kangest sarnane. Nõnda, et sa, Katrin, oled siis Eesti filoloog ning Sõrve filoloog ning Läänesaare filoloog pealekauba. No ma ei julgeks ennast nii suurte nimedega siin tituleerida, kes Sõrve filoloog, aga... No diplomid just pole, aga ikka ise hakanud filoloog ikkagi. Ise hakanud küll, jah. No me siin suuremalt jaut ise hakanud peale Merle, kes on ikka päriselt pedagoog, oleme nüüd ausad. Sa oled ikka tõeliselt professionaal meil siin. Ja. Aga nüüd ongi küsimus, et Merle on pedagoog, aga mis selle aabitsaga siis nüüd tehasse, kelle jauks see tehtud on ning mis sellega siis nüüd teha saab, nüüd ta on olemas, kena värviline ning pildid sees ning ju sa, Merle, seda ikka üsna palju kasutad. No eks ma kindlasti hakkan kasutama. Kui Mari pani oma ühe lapse kooli, sattus see minu klassi. Ja siis selle klassiga, nad on praegu 5. Katsetasin ma seda aabitsa materjali, mis läks ka siia raamatu vahele. Et me õppisime tähti ja õppisime tähega koos ka Sõrve sõnu, mida ma sain siis sealt sõnastikust, Sõrve keele sõnastikust. Ja lisamaterjalina need sõruluse aabitsa lood on muidugi hindamatu väärtusega. Et kui ma neid lastele lugesin või kui meil oli mingi murdetekstiline teema eesti keeles, et siis ma ei pea ju seal Kihnu murdes teksti lastega õppima, kui ma saan võtta Sõrve keele. Aga te olete seda ju kasutanud ikka ammu juba kohaliku murdekeelt. Olete teinud Sõrve keeltseid näidendeid ning ons neid siis raske ka teha, kuidas lapsed sellega hakkama saavad. Tegelikult ju, kui sa ikka kuuled kuskil raadios või telekas, et Saaremaa laps räägib, tunneb ikka intonatsioonist ära küll. Eks nad ennast ei pea ju sõrulusteks ega midagi, nagu mul nüüd tuli laps kooli, rääkisime Sõrve teemat seal ja tema ei ole sõrulane, ma olen Salmelt. Et et see teadvustamine, kodus me ei räägi ju, et me oleme sõrulased. Ei no ega see on nii elementaarne asi, et sihukest asja saab räägigi, et saab räägi ju selles, et vaada kui imelik, näed, see öös on pime, päev on valge. Saab hakka ju seda rääkima. Aga samas, kui lased lastele joonistada, et joonista sõrulast, siis ta joonistab ennast. Ei no muidugi, eks see identiteet, see on jah, et üks asi, et ta on olemas, aga saab mõtle selle peale alati. Aga muidugi, et selle peale peaks vahel mõtlema ka, et kes sa oled ning kust sa tuled ning kes sa sehandun üldse oled.
et eks see ongi, et võib-olla koolis ka natuse, kooli roll ikka ka, ning see aabits on ju mehest ja abiks ikka. See on kindlasti, et see aabits saigi koostatud, et ma olin võib-olla teinekord väga tüütu. Heas mõttes tüütu, et kui me midagi sisse panime, siis mina vaatasin kohe kooli poole pealt, et kuidas seda saaks nüüd rakendada koolis. Ja esimene asi, murdekeel on vaja ju kuulata. Mina võin ju seal klassi ees lugeda seda, aga meil on veel algklasse seal. Algklasside õpetajaid, kes ei ole sõrulane. Et siis on vaja ka helimaterjali ja praegu käib töö sõrulase aabitsa sellise toetava materjali loomisel, mis läheb kõik sõrvemaa.ee lehele, veebilehele üles, et ka need inimesed, kes ei ole sõrulased, saavad siis sealt abi. Jah, saad kuulda, kuidas mõni sõrulane, kes mõistab kenasti lugeda, selle siis seal mõne jutu ette loeb, et sul on lehekülje number ning saad raamatust lahti teha. Et nii saavad ka kooliõpetajad oma tundi seda võtta, et eesti keele õpetaja ei pruugi olla ju sõrulane. Nojah, see on ülduse silmaringi värk ka. Just. Me kuulame ju Võrukest ja need Kihnu omade saateid ka. Olgu küll, et me räägi nende keelt otseselt, aga kui sa ikka aru saad, et mis tähendab kõõkvaedas, siis on ikka tükk asja. Et võib-olla on teistel ka kena aru saaja, et mis sa seal tuhlireikadega passid, et... Jah, või tule umbes seie. Jah, või tule mu rattel, ma kargudes end põsud sugu. Et mis see ikka tähendab nüüd? Just. No mis see tähendab? Tuleme otsa peale või? Tuleme otsa peale, ma kargudes seda tähendabki tuleme otsa peale. No jah, mis ta muud ikka tähendab? Aga mis ta eesti keeles tähendaks? No Katrina tõlgib meile ta eesti filole. Me tõlgisime selle nii ilusti ära ju ka siia. Jah, meitel raamatus on, ega see enam peast enam midagi ei räägi, sest meil on ju kõik on raamatus kirjas, siis peab ikka siit vaatama ju. On sul kohe meeles, kus ta siin on? Kus sa sellise sopase teega lähed? Tule mu ratta pakiraamile või vankri otsa peale, ma sõidutan sind natuke. Sealt eest ja siis kohe sa lihad see lidristiiga. Jah, kohe sa lihad selle lidristiiga. Mis see passi seal tuhlireikadega tule säiemanu sul kaapsurungi kabusid kautu. Mis see tähendab, Katrina? Ma istad sa sellega lahti seleta? Tule mu, kuidas sa nüüd, mis sa passid seal tuhlireika taga? No mis sa passid seal, ei mis sa, kuidas eesti keele, ikka passima on ju ka. Mis sa passid seal kartuli hunniku taga? Kartuli kuhja. Hunniku. Hunniku tuleb öelda. Katrina pannakse proovi. Kartuli kuhi on ju täitsa olemas, mida köstri kartuli kuhi oli lausa gloobuse peal. Ja kuidas see teine pool oli? Ma virutan. Et ma laheda sulle kaapsurungi kabusid kautu. See kapsarung, no mingi kapsaraud või? Ei, kapsajuurikas või kapsarung, muidugi kapsajuurikaga õlgade vahele viskan sul turja pihta või? Turja pihta. No jah, abuda või abusid kautu. Jah. Seal nii palju erinevaid variante, üks on ilusam kui teine. Jaa, see on ikka kangesti kena ütlemine. Ma ikka mõtlen, miks kõik sõrulased seda millegi pärast teedvad, et miks see nii tähtis sõna on või mis selles, kas ta on lihtsalt nii ilus või? Seda kasutati kindlasti palju. No aga ju siis ikkagi... Palju oli viskamist. Vinnimist, jah. Aga ju siis ikkagi inimestele meeldib oma keele neid toredaid asju niimoodi kokku ühte lausesse panna, et kui keskelt küsib, et siis ikka tore ütelda, et ju siis inimestele ikka meeldib eksponeerida seda oma murret. Ja vaatame siia sõites ju autos mõtlesime, et mis jauks see sõrvekeel, miks peaks üldse inimene seda murdekeelt rääkima, mille jauks see hea peaks olema? Ja meil tuli igasugu kenasid mõtteid. Üks mõte oli just nimelt see, et sa saad ennast teistest nagu erilisemaks selle läbi teha, et sa mõistad seda erilist keelt rääkida, aga neid mõtteid oli ju veel päris kenasid. Üks oli turvatunne kindlasti, et kui sa kohtad teist samasugust ja siis sa räägid sama keelt, et siis on hea olla kohe. Siuke kamba vaimnatuse ka ikka see omade ära tundmine. Et nagu see eristab mingit gruppi teistest, aga see polnud veel kõik, neid asju oli veel. Ja ma arvan, et see ka, et seal taga on ikkagi, nende sõnade taga on ju mingi filosoofia ja siis kui sa seda lahti seletad või kuuled seda lahti seletatavat, siis sa saad aru sellest, kuidas su esivanemad mõtlesid või mida nad tegid või tundsid või tahtsid või. Et see on ju tegelikult oluline selle teadma saamiseks, kes sa ise oled. Kui sa tead seda, mis su esivanemad tegid ja
et minu arust on see ka hästi et kui sa oskad justkui mingit seda oma keelt, seda oma ema ja esiemade keelt, siis sa justkui seod ennast oma esiemade ja esiisadega tugevamini kinni. Järelikult tugevdab identiteeti jälle. Ikkagi jah. Et siis saad kuidagi tugevamini sõrulane olla tänu sellele. Ilma keeleta saab ju ka sõrulane olla. No aga tänu sellele aabitsale, selle sõrulase aabitsale on ju inimesed oma juurte üle rohkem mõtlema hakanud, et jah, neid äkist on kõik sõrulased. Hästi palju sõrulasi on ümberringi. Aga kui palju neid peaks ilmas olema, mis te arvate neid, kes pidavad ennast sõrulaseks? No üle ilma on neid ju läinud. Neid on ju nii palju laiali aegas juba, mis... Palju neid siin ennem oli, jälle sa mäletad, mis see number oli, mis siin enne sõja oli. Mitmed tuhanded siin Sõrves neid elas. Ma igaks juukseb ütle, aga... Üle 3 oli kindlasti. Aga kas pole midagi 5 ringi jah, et kas tas ole mitte 5 ringi, see olenematu, et kus see piiri täpselt tõmmeti. Jah, kus see Sõrve piir on. Aga et neid sõrulasi oli hirmse palju olnud enne sõja ning kui need kõik, ega need pole siis mitte ära surnud kõik, need läksid mööda ilmakautu laiali ning ikka paljunesid, ega siis... Jah, nende lapsed olid esiti ka veel sõrulased ning mõni on võib-olla praegust ka. Ja, neid käib ju nüüdki, vahest tuled ilma otsast kuskilt Austraaliast ning kuskilt Euroopast ning jumal teab, Iidamast, Aadamast, Ameerikast ei tea, kust tulevad surnuajad otsima oma juuri. Noored inimesed, et ju siis nendel on seda taarist. Ja kui me nüüd mõtleme, et meite raamatut sai tehtud otse 900 tükki ning no need pole päris kõige viimased, mis siin laua peal on. Metel on siin laual kotis veel paar tükki, aga need on nüüd praktiliselt otsas ning pole see raamat olemas olnud veel 6 aegagid. Praegusel hetkel 19. detsembril tuli trükikoja uksest välja. Ja need on meetel juba otsas, nii et ju siis sõrulasi ikka vähemasti rohkem kui 900 kindlasti praegust on. Et sõrulasi on siis ilmas rohkem kui 900? Jah, et kui nüüd see uus ports raamatuid tuleb, et siis me saame ju näha, et palju alles jääb, et siis me saame kogu lugeda. Ja siis saab sõrulaste arvu ju kogu lüüa. Jah, enam vähem peaks kogu saama. Muidu, et mõni võib-olla võttes mitme peale ka, aga... Arvan, pere peale ikka võeti... Tead sa, ma nägin ise inimest, kellel oli 2 raamatut süles, ma ütlesin, anna sõbrale ka, ei anna. Täpselt seda ütleski mulle, ma ütlesin, küll siis sõber peab ootma. Sõber ütles, ja küll ta siis oodab nõtuse, kui uust trükk. Aga kui nüüd rääkida nendest raamatutest, 900 on olemas otsas ka, just kenasti otsaga. On siis varsti juurde ka tulemas? Jaa, tuleb kindlasti veebruari keskpaiku, teises pooles. Igaks juhuks, sest ega sa kunagi te ei tea, öö on pitk ning pimeda ning tee on kitsas ning kivine. Aga jah, veebruari teises pooles on olemas ning et kes tahtvad need kindlasti nüüd saavad. Ma ei usu, et nüüd 6 ajaga otsa saavad enam, ma ei usu. Nii palju neid sõrulisi ka pole. On siis tellimisse veel täitmata? Oi, need, kes praegast ootvad, et miks taale pole postipakki tuld sõrulase aabitsaga, see on lihtsalt sellepärast, et me kas pole jõudnud veel seda postipakki postkasti panna või siis said raamatut natuse ennem otsa, kui soojärg käde jõudis, aga soojärg tuleb. Või et tema raamat on siis alles trükkimisel. Just, ja, et ei pea muretsema, kindlalt tuleb. Aga siis kuskil Isamaa sünnipäeva paiku on siis võimalik juurde saaja? Kindlast. Et kuskil enam vähem siukest aega? Aga nüüd sai see raamat tehtud, mõned pisised asjad on sedati ning teisiti, mis oleks võinud jälle paaraamine olla, mis oleks võinud natuse teisiti olla. Kas siis raamatu tegijad on ise selle raamatuga kenasti rahul või tahaksid midagi teisiti teha, kui saaks selle esimese trükki uuesti teha? Mina ei küll põhimõtteliselt midagi ei muudaks. No eks need väikseid trükivigu on ikka jäänud sisse siin ja seal, aga mitte väga palju. No see käib ühe soliidse raamatu juurde. Aga minu arust ma ei muudaks küll midagi. Mina olen väga rahul. Mul on ta niimoodi, kuigi ma olen teda ju otsast lõpuni ühtepidi ja teistpidi läbi lugenud, on ta mul ikka laua peal ja aeg-ajalt ikka lehitsen ja vaatan, et küll on kena raamat ikka välja tulnud, et me ei saa ju ka ümber minna sellest kunstnikust ja nendest kunstnikest. Jah, ikka mitmuses. Jah, et ühed on siis kunstnikupillid siin, aga ka lastetööd on nagu siin sees, et see teebki selle raamatu nii kenaks. Kenaks nagu huvitavaks, nagu säravaks. Just. Aga on siis kedagi selle aabitsa peale tegijate otsast lõpuni läbi ka lugenud? Ma ei usu, mina pole küll hakkama saanud. Sealt annab ennast läbi närida.
no ma ei tea, keda küll ütles, et ta oli istunud öö läbi ülal ning oli hommikuni lugenud, siis hommikupoole ööd, siis olid nad selle sõrulase, ta ütles selle kohta pinnalautuse juures oli tirpsest naernud ning siis oli hommik käes olnud. Üks noor paar rääkis mul sukst juttu. No siis nad tegid ikka vihast tööd öö läbi. Ega ma tea, kas nad lugesid või nad vaatasid piltisid rohkem, aga ma sain aru, et hommikupoole ööd olid nad seie välja jõudnud, see on viimane pilt nüüd. No jah, siis ikkagi tööga pole läbi saanud. Jah. Sellepärast, et seal on nii palju neid piltisid ning jutumullesid ning asju, et seal ta ei näri ennast läbi nii pead, seal on vaatmist ning passimist tükiks ajaks. Ja, nad loevad teise korra jälle, siin on laulusid sees ning... Ei, me ikka mõtlesime, vaat selle tegemise juures sai ju nõnda mõeldud, et oleks igas vanuses inimesel siit midagi võtta, et kui ma võtan ükskõik mis lehekülje lahti siit, on ju, ja ma võtan oma 2-aastase lapse süle, siis mul on taale ka midagi näita. Näitan talle lindu või iirt või näitan lapsed on mere ääres, nii kena. Et mul on siin iga lehe pealt on midagi siis sellele lapsele näita, mida ta on omal vaata. Ja et kui ma siin paar lehte lapin, et siis ma leian midagi suukest ka, mida ma, mis mool oleks õppida või uut teada saia. Et vanal inimesel ja ka sõrulasel omal oleks midagi uut siit teada saia. Kui muud pole, siis äkist on mõni sõna, mida pole ennem. Igas peres ju pole kõiki sõnu tarvitusel ju olnud ja no mina ise, kui me seda raamatut siin kogu panime, ma õppisin palju sõnu juure, ma arvan, ma õppisin 1000 sõna küll juure või võib-olla nii palju pole, aga neid sõnu, mida ma just teadsin, et ma olin kuulend, aga ikka nii täpselt ikka ei teada, et kuidas see täpselt kirjutab, on seal siis see E või on seal siis see I ja kuidas seda vassigut ikka kääntakse või kaevigut kohta ma küsisin Elle käest vist 4 korda lõpuks, et mismoodi see kaevik ikkagi käänatakse. No kääname ikka see kaevik jumala eest 1 korra raadiumis ära ja siis on rahu mõjas. No kaevigud. On selge. Sedati. Aga sa, Katrina, kuidas sa sellega hakkama said? Sa oled ju Eesti filoloog, kas see pole seganud seda sõrvefiloloogiat viljelemast? No ega ma seda käänamist ja pööramist eriti ju ei parandanudki, sest ma ei oskagi parandada. Selle töö tegid ikka teie ära rohkem. Ma vaatasin rohkem, et oleks ühtlaselt, ei oleks väga palju varieeruvust ikkagi, et oleks tagasõrve ja eessõrve oleks ikka enam-vähem ühesugused need variandid ja muidugi komad ja suured tähed ja kokku-lahku kirjutamised ja nende puhul andis ka võttis jummistama üsna sageli, sest et on mingid naljakad sellised väljendid nagu see kojupoole on ju, see pole ju kirjakeeles peaks selle lahku kirjutama, sest et kaassõna kunagi kokku ei kirjutata teise sõnaga. Aga seda lahku nagu ei saa kirjutada ja siis ma kirjutasingi, Marigi tuli mulle küll ükskord, mul oli tahvli peal selle kojupoole kohta oma ma ei tea 7 varianti, kuidas seda kirjutada. Ja siis me lõpuks sealt ühe valisime. Et ma tegin rohkem siukest tööd. Aga kas võttes ikka üsna pea alliks otsa? Oi, ära räägi. me istusime ühe korra läksime linna, vaata, meil oli siin raamatu alguses. Raamatu alguses on sauke peatükk, et sõrvekeel. Sest et mool oli siuke mõte pähe tuld, et me peame ikka siia grammatikat ka sisse panema, sest et nagu sa aru saad, see pole ju nii lihtne, et umbes räägid nagu sülg suhu toob. Ei, seal on ikka omad reeglid. Need reeglid on ühes paksus raamatus kirjas, aga need on kirjas filoloogide keeles. Vaat filoloogide keel on siuke, millest saavad umbes filoloogid aru. Tavaline inimene võib sinna peale vaata, ta isegi mõistab need sõnad välja lugeda, vokaal on ju, seda sa tunned, konsonant tunned ka. Kui tuleb konsonant ühend, siis juba hakkad mõtlema, mis nad nüüd sellega öelda tahtsid. Aga need on kõige lihtsamad sõnad selles. No kui tuleb ikka mingi frikatiiv või laryngaalklusiil sulle ette, ega siis ikka ei saa aru. No ma võin nii palju ütelda, et klusiiv on vist sul käelik. Jaa, tubli. 5. aga need on veel lihtsad asjad. Aga et ikkagi peaks nagu sellest grammatikast ka ikkagi siin aabitsas natuke ise oleme juttu. Ning siis hakkas Katrina seda grammatika peatükki tegema. Sa hakkasid kohe alguses Eesti keele tõlkima. Jah, et nagu isegi mitte eesti keeles. No Katrina tõlkis selle eesti keele ning sa tõlkisid pärast sõrvekeele. Ei, me otsustasime, et jätame nõnda nagu lasta olla siis kirjakeelne, et see nüüd nendel inimestel, kes sõrvekeelt ei tee, nendel on vaja seda vaata. Et lasta olla siis kirjakeele, sest et see oleks ikka väga raskeks läinud, küll see laryngaalnasaal kirjutada sõrvekeeles. No tegelikult me kirjutasime lõpuks ka. Aga mis see mõte oli see, et vaata tore küll, Katrina tõlgib ära, ta saab aru küll sellest kõigest, aga ma ikkagi ta ei saa aru. Ning siis me istusime seal, me sõitsime linna mõlemad, sest et vaata, meitel on see häda, et meitel on kodus igavene karipisisse lapsi ja lapsed on õudselt toredad elukad, aga nendega koos ei saa laryngaalnasaalidest rääkida.
sest sa pead kogu aeg võileibu tegema. Ja siis me läksime linna ning istusime seal kohvikus ja rääkisime nendest konsonantühenditest ja kuidest ning kuttidest, et nendest päriselt aru saa ja päriselt aru saa. Vahepeal tundus, et me psaagid. Me ei saa lihtsalt aru, et jätame selle peatüki poolele selle koha pealt, me psaagid seda valmis kirjutada, saa kirjutada asja, millest aru ei saa. Ja Katrina muidu sai, aga maas saa ju. Ma olen ju bioloog, ma saa mitte midagi aru sust asjad. No ja siis me kirjutasime neid, aga lõpuks me ikka närisime läbi ja see oli tõesti, ma tulin ühte koju, mul oli pea, oli all otses ja mul läks teise päeva lõunaks, mul hakkas see mõte jälle liikuma. Ma tean, kus sool oli. Keelepeatükk ju, see on kõige kauem kirjutatud peatükk üldse. Jaa, me hakkasime kõige algusest tegema, hakkas Katrina seda. Ja ette jõused on nüüd kõikidele alligi jõudud. Ainult nendel, kes seda peatükki kirjutasid, ma arvan. Aha, Merlel jah, veel pole. Ma arvan, et selle peatüki juures aitas Katrina loodud see kursust, mis ta meile tegi. See keelekursus, jah. Sealt ma võtsingi sellest ja algaski, et ma võtsin sealt need tähtsamad jooned, panin on ju keelepeatükk ja siis hakkasin seda inimlikkumaks muutma järjest Mari abiga. Aga mis kursus see oli, kelle jaoks seda tehti? Kas see oli äkki 2014? Ma arvan, 2014 novembris algas ja Mari tegi ettepaneku, et tema ei saa aru, mis sellest paksust tähtsas raamatust kirjutab selle murdejoonte kohta ja et telgi isa see inimkeelde ära ja räägi teistele ka ja Ammukeri naised olid seal ja veel oli seal... Räägi nüüd ka, kes need Ammukeri naised on, maini see ka. No need on meite kõige tähtsamad naised. Tähtsad küll, aga mis nad tegad? Me laulame koos iga esmasse õhta. Ja mitte ainult Aabitsa jooks, siis Ammukeri naised olid need, kes meitel andsid sõrvekeelealast nõu. Jah, päris paljud ja nad ilmselt juba olid tüdinud ka lõpuks, sest et üsna sageli ikka küsisime ja Ammukeri proovides kõik need tekstid võtsime läbi, Mari luges ja siis teie parandasite ja tegite täiendusi ja niimoodi ikka päris, ma arvan, pool aastat. 2 aastat tegelikult lõpuks kokku. Või 2 aastat kokku. Aga sellest sai kursusest. Kursusest ma rääkisin jah, et kursusel... No eks ma siis üritasin seda võimalikult lihtsaks teha. Minu jaoks oli see nii lihtsaks tehtud, kui vähegi võimalik, aga ma nägin teie nägudest, et see ei ole üldse nii lihtne. Mingid joonise tabelid, vaata, jäid ju kohe kõrvale, kui sa nägid meie nägusid. Sa nägid nende asjade koostamisega ikka mehesti vaeva? No eks ta mul Mikku oli pisine laps veel, siis ta oli õnneks mul siuke kena laps, et ta mängis oma ette ja ma sain arvutis rahulikult istuda, aga ma esmaspäeva õhtul meil see tund vist kestis tund aega, aga ma valmistasin seda täpselt nädal aega ette. See oli sul nõnda võtta üks paras kursuse töö ikka? Ja. Siukest tööd sa pole jälle ennem teinud ju? Sellist tööd ma ei ole ennem teinud, jah. Aga see kursus oli tore, me tegime palju igasuguseid näitelauseid seal ja mitmed tekstid läksid ju ka Aabitsasse, mis kirjutati kursust seal osalejate poolt. Nii et... Neid kodutööd. Ja need olid kodutööd ja siis viimasel hetkel enne kursusele minekut siis avastad, et appi, kodutöö oli ka vaja teha, siis ruttu midagi valmis kirjutada. No jah, aga jälle, vaata, see oli see ora, mis sind kogu aeg niimoodi, et pead tegema. Jah, aga vahel ikka jäid need tööd tegemata ka. Siis tuli ikka välja, et mehansed õpilised, me kedagi koolis olime, et sehansed me oleme nüüd ka. Ei, mitte raasu paremat. Aga need jutud oli nii toredad. Ja paljud jäid ju välja, aga neid saab ju kindlasti kusagil ära kasutada. Mulle meeldis see, et kui keegi tuli vaata oma jutuga, siis hakkas tulema sealt, et vot see on tore väljend sinna panna või see on hästi äge ja tuli neid väljendeid nagu hästi palju, millega täiustada. Ja mida me kõik teadsime, aga lihtsalt sul ei tule meele need vanad kenad ütlemised ning sõnad ning laused. Just, keegi meist ei ole kirjanik. Nüüd minu meelest mõni ikkagi juba on, et ma juba siin päris mitmele olen ettepaneku teinud, et hakkaks kirjutama kohe päris ametlikult raamatuid, sest vaata, ma kohe siin poetan vahele, meil siin on üks siuke tore märgikene on siin kaane selja peal, et Sõrulaste isi oma raamat, et see on meite Sõrvemaa pärimuse seltsi selline märk, mida me saame hakata panema sõrulaste raamatute peale. Et kui keda siis nüüd siin on endast selle kirjaniku ande nüüd avastanud ja
oma raamatu valmis teeb ning tahab meite seltsiga koos selle avaldada, raamatuks teha, siis on täitsa võimalikult selles sarjas näiteks teha. Ning siin koha peal veel vana asja juurde tagasi tulles, kursuste juurde tagasi tulles, ei saa ka mitte seda nimetamata jätta, et ennem Katrina tegi või Leevi Tiitsar seda sama asja. Ja. Ning väga kenasti ergutas meid ning tal oli nii palju teadmisi. Ning siis pärast Katrina tegi veel seda asja edasi. Üsna mitu aastat õppisime seda sõrvekeelt, nagu kirjutama hakkasime. Aga see oli nüüd siuke vahemärkus, mida ei saa mitte ütlemata jätta. Aga kui nüüd rääkida sellest sõrulaste isioma raamatu märgist, no aga ütleme, et kedagi kirjutab mettemurdekeeles, kas siis võib ka seda tarvita? Ja see on nüüd sõuke koht, et ma pütle sulle seda vastust. Sellepärast, et sa ei tea seda ise ka. Seda vastust ise ka. Seda me arutasime õrnalt seda omavahel ja otsustasime, et me lahendame selle küsimuse juhtumi põhiselt. Et kui kedagi otsustab kirjutada kremkad või elulugu või mis iganes. Aga kui see tundub olevat sõrulaste isi oma raamat, võt siis ta ongi seda ja kui ta soovib seda meitega koos teha. No ja üks asi, kui ta ise soovib. Aga kuidas seda ikka aru saab siis? Võt seda ma ei oska sulle veel vastata, seda pretsedenti pole veel sündinud. Et kui see tuleb, ju me siis vaidleme ning peame nõu ning lepime kokku ja leiame parima lahenduse. No ja need raamatud on ju veel kõik kirjutamata. Need on veel kirjutamata, ma kahtlustan, kuigi mine sa tea, äkist mõnele laua sahtlist ning on ikka mõttel ning tahaks, et kui talle omale tundub kellegitele, et tal on üks tõsiselt sõrulast isi oma raamatkodu, et võib küll tulla seda meitele siia näitma ning mine sa tee, äkist saame varsti juba et siis võib laua sahtlist välja võtta. Ja äkist võib välja võtta, sest nii kena oleks ju vaadake, kui Sulase salme luule kogu tuleks, no see oleks ikka nii ilus asi. Ja, siis on, aga siis peaks ju inimesi innustama selleks. Kas seda infot on siis jagatud ka? Et inimesed teaksid siukest võimalust me alles löötsutame. Et nad mõtleks selle üle. Ma ütlen sulle, me alles löötsutame, me pole jõudnud veel. Sest see raamat ju tõesti 19. detsember tuli ta trükikojast välja, mis te mõtlete, et me siis nagu oleme neid puhata saanud. Meitel olid isegi jõulud vahepeal ja siis meitel oli Aabitsa pidu, oli suur uhke ülitus. Kutsusime kõik need kogu, kes meil seda raamatut teinud on. Te võib-olla mõtlete, et mis me siin kolmekesti tegime. Vaata siin kõige alguses on see nimekiri, kus on kirjas kõik need, kes meitel abis on olnud. Neid on 70 nime on meil siin, kes on mitte abilised olnud. Tegelikult ma ei tea, kas on täpselt 70 või peaaegu 70. Kas ne on kõik sõrulased praegused? Ei ole. Meid on aidanud ka need inimesed, kes pole mitte sõrulased, näiteks kas või see sama Ellen Niit, kes on kõige suurem tark sõrvekeele teadlane. Ta on küll, ütle nüüd täpsemalt, mis asi ta on. No ma ei tea, mis ta on murrede osakonnas dotsent. Murdeuurija on ta on Tartu Ülikoolis, ma ei tea, kuidas ta täpne nimetus seal on, ta on emeritotsent ja minust on murret õppetooli juures, nii et aga tema on ikkagi tsaarlane ju ka. Ta on ja koimlas mitte küll päris sõrulane, aga ikkagi selle keele, enam-vähem see on see sama keele seas üles kasvanud. Ja ta tunneb seda ise väga hästi ja ta räägib tegelikult ka seda hästi. Ja, aga no siin abiliste hulkas on veel, mõni on ju raha andnud ning mõni on andnud näiteks oma vanaisa päevikud meitel vaata ja et sõuksed seda sorti abilist on päris palju või oma fotosid oma albumist. Aga siis, ühed olid siis need, kes nagu aitasid, aga siis osad on nüüd need, kes on siis, kelle materjalisid siin sees on, kas on nende mingid lugusid siin sees, kas nende päevikuid või on ka nende käest kogutud materjale, mis on pärit kirjandusmuuseumist, et me kasutasime ka kirjandusmuuseumi abi, kirjandusmuuseum meitel suureks abiks olnud tõepoolest. Ja neid nimesid on ohimed ka peaaegu 70 siin, et huvitaval kombel on, need nimekirjad osaliselt kattuvad, aga tunduvalt vähem, kui võiks arvata. Nii et need inimesi, et 120 ei ole päris, aga 130 küll on, et 140 päris ei ole, et 70 plus 70. Et nii neid kaasaaitajaid igas mõttes, kas raha või organiseerimistööga ning siis kaastöö tegijaid. Ja, et need on ikka üle 100 päris kindlasti. Kogu on ikka päris palju inimesi, et nõnda, et see Aabits on siis üks kena kollektiivne looming. Ja sellepärast ongi ta sõrulaste isi oma raamat. Mitte umbes ühe sõrulase. Ja, aga miks pealkiri sõrulase Aabits on? Te mõtlete, et see oli nali või? Oi, me mõtlesime seda pealkirja, oi, me vaidlesime selle üle. Aga sai ta sõrulase Aabitsaks sellepärast, et meile tundus, et seda kajastab oma sisu kõige paremini. Et seda näitab just, et ongi see sõrvekultuuri kandja on ju sõrulane. Et see on nagu siuke isiklik lähenemine. Jah,
nagu läheneme igale indiviidile. Jah, täpselt ja loodetavasti iga indiviid leiab sealt ka midagi, mis teda tõsiselt puudutab või huvitab või talle naudingut pakub. Ei no kindla pääle, seal on palju naudingut ning eriti need pildid on kenad, aga metel jäi siia enne kunstnikute nimed nimetamata, kes sinna kenasid piltisid teinud on sisse. Marek Tarkin on nüüd need kunstniku käega tehtud ilupildid on siis teinud põhiliselt ja siis on hulk koolilapsi. Mari enda isiklikud lapsed, aga Aabitsa tähed nüüd tegi niidireedik. Sellised väiksed krutskiga tähed, jah, kus saab siis sõnu õppida. See on see vallatud. Sellised vallatud ja siis jutumulliga tegelased, mis on ka tegelikult hästi vahvad, kus üks on siis linnamees ja teine on siis kas sõrvemees või sõrvenaine. Ja räägivad siis ühte juttu erinevat moodi. Siis on siin teisi koolilapsi ka. Toredaid piltisid siin. Ja ning siis on siin fotokogu ju päris kena. Päris palju vanu pilte on muuseumi pilte ning on külainimeste albumitest saadud pilte. Tegelikult isegi muuseumi pilte pole. Kas pole? Ei pole, sellepärast, et me saime külarahva albumitest nii palju nii kenasid piltisid, et me mõtlesime, et meil pole üldse mingit tarvitust muuseumisse minna. Ja mina arvasin, et muist on tõesti muuseumi pildid. Et nii kenad on, et see sepp sai olla, et inimesel albumised. Aga näed, sa oli ja meil oli täitsa tekkis selline tunne, et me peaks otse fotoraamatu tegema, et Sõrves on nii palju kenasid fotograafisid olnud, kes nii kenast pilti teinud on. No kus nad sinna muuseumigi siis said, ikka inimeste käest juht. Ega muuseum pole ise neid teinud. No täpselt, et see ja need kenad jutud, mis me muuseumist ka saime Aabitsasse, need täpselt sama lugu, need on ka sõruluste käest saadud, et nii teeme ometi tagasi sõruluste, neid saavad lugeda ka, muidu panti muuseumisse ning sealt on nii raske käde saaya. Käisin läbi lumetormi ja väga raske oli ikka. No jah, iga üks jääb viitsi sinna ju kohe minna ka. Tead, ega nad taha ka, et päris iga üks sinna tuleb, mõtlema, kui suma seal siis on. Muidugi, et selle jaoks oligi seda vaja raamatu panna, aga nii palju kenasid asju jäi ju välja ka, mis nendest juttudest nüüd edasi saab. Kas need jäävad sahtli või arhiivi või kohe need jäävad? Vaevalt, et nüüd sahtlisse jäävad, et nagu siin see sarja märk on juba olemas, et Sõrulaste isi oma raamat, et ju neid raamatuid veel tuleb. Sest väga paljud teemad ju sai väga põgusalt ainult siin Sõrulase Aabitsas kajastatud, et enam vähem ära katta see Sõrulase kultuur. Et kindlasti Mari teeb riietusest ühe raamat. Sõrve riietust kindlasti ma tahan teha. Just, et siin on teisi mõtteid ka, et kui me alustasime seda tööd, siis me panime ju selle Sõrulase keskmeks ja siis tekitasime sinna ümber, et kes see Sõrulane siis üldse on. Ja seal tekkisid välja omad teemad. Kes ta siis on? See on väga lihtne, siit vaata kohe, võtame esimesele sisukorra lahti ning seal on kohe näha. Et me hakkasime, vaatame, et mis on tähtis Sõrulase jaoks, millest tema maailm koosneb. Hakkasime pihta, kõigepealt on kodu muidud mõista, esimene on kodu. Siis on rand. Rand on Sõrulase elus nii suur tähtis asi. Ainult umbes seal tagasõrves seal osad on ju usna keskemaad ka, aga suurem jäägu on ikka mere ääres. No merekohina kuulvad ikka koju. Ei, kindlasti. Et see, mulle ka Saima ütles, et ei, ta pole ju mere ääres elanud. Kilomeetritki polnud randa, ta pole mere ääres elanud. Siis igasugust, mis söömad on sõrulastel kombeks, mis tööd ning teud sõrulastel on, sõrveriided, mis kombed, siin öeldakse moed nende kohta, mis moed meitel on, et kui jõulud on, mis me siis teeme või mis pühad meitel on. Igasugu kulumised on siis nagu piud või suhkrud asjad. Koolivärk tähtis muidud ning igast ajaloost, isegi ajaloost kirjutasime natusega õige pisku. Ajalugu nii tõsine asi siin Sõrves, et sellest taha palju rääkida. Siia on ta tõsine, jah. Aga kas siis rohkem on seal tänapäeva elusehes või vana aja elu seal raamatus? Nii seda kui teist. Jah, me pole sellist protsentuaalselt nüüd vaadanud, aga vaata, mõte oli ju see, et oleks nii tänapäeva kui minevikku. Ei taha ju mingisugust auakivi endale teha või seda nekroloogi kirjutada, et vanasti küll oli ilus, aga nii on kõik pole midagi. Et tegelikult on ju tänapäeval ka ilus, aga seal on sedasi, et minevik on ju palju enam kui tänapäeva.
sellepärast on seda mineviku jutusid ka pire enam kui võib-olla kõige uuemaid, aga meil on siin õige mitu täitsa uut asja on sees ju, mis on... Koolilapsi sai jälle ära kasutatud, et selles mõttes oli hea, et mingist teemast oli nagu vähe luusid, et kõiki muuseum ka ju ei katta. No mis see siis lõpuks see vana on? Kas see Merle lapsepõlve lugu, kas see on nüüd uus või vana on ju? Jah, täpselt. Seda peab Merle jah otsustama. Saare Timmu käis ülemineva suvi käis kalal on ja Saare Timmu kirjutas sellest loo, kuidas ta ülemineva suvi kalal käis. Kas see on nüüd uus või vana lugu, see on ülemineva suvi kirjutatud ikkagi. Et mõne aasta pärast on juba üsna vana. See on üsna uus tegelikult. Ma arvan, et see on üsna uus, et Isegi Soosalvo kölkudega kölgutamine on üsna uus asi. Ma arvan ka, et see on ikka üsna uus. Mõtle, kui pikka see on ajalugu. Aga Vilbrigant on ikka vana lugu. Vanu asju niigut nii. Aga kas seal siukest asja nagu pole ka, et ma mõtle seda, et kuna ta on sõrvekeele, sõrulase aabits ning asi on ikkagi sõrve murdes, et siis murret räägiti ju vanast palju rohkem kui praegus, ning sellepärast on võib-olla vanade asjade osakaal äkisti püsud sugu suurem. Sellepärast, et siis oli neid selles keeles räägitud juttusid ning asju rohkem. Et kas see püsud sugu mõjutab või siis on võimalik kõiki neid tänapäeva asju ka ikkagi sõrvekeeles ära ütelda? No kindlasti on. No parkett ja ikka parkett. No aga parkett ei ole parkett, see on parkett. Sõrvekeeles. Telefon. Jah, ning temperatuur on temperatuur. Temperatuur, et need sõnad tulevad ikka sisse, mis tänapäeval on lihtsalt, et sõrulane teeb need oma suupäraseks. Natuse mugavamaks omale. Et kui sul on vaja sülearvuti sõrvekeele panna, siis upavuti. Mis asi? Ütle nüüd uuesti. Upavuti, süle, et lapse võtad uppa, on ju, upa. Ja arvuti, nagu tuhlis on kartoffel, tuhlis. Järelikult arvuti on vuti. Upavuti. Nii ilus ja armas nimi ju. See võib olla lastele, jah. Mis lastele? Ju vanalismil ka kena jutelda. Ja vana inimene võib muidugi ka kenasid asju ütelda. Miks et või? Vaada, nüüd hakkab metel siin praegus otse tulema neid sõnu. Ei, miks ta tule siis? Et tegelikult on see, et me tegime umbes otsa lahti, ega mees ütleb, nii peab kirjutama, nagu me siia panime. Me seda kohe kindlasti ei taha ütelda. Sest see on ju, oleme neid ausad, see on Keikse esimene raamat. No vaata, kui kaua eesti kirjakeel arenenud on. Katrina võib pikalt laialt rääkida sellest, kui ta tahab. Ning ometi ta on ju vägisi paika pandud, ning juused oli tarist ka. Vaada, kui palju on Eestis murdeid. Muidu üks jääb sa teisest aru, nõnda kui sigane ka nii. Pidi ikka ühe keele tegema ja seda nad oli 150 aastat tagasi tehti küll esimene grammatikaramat, aga ega siis see keel pole selline enam, nagu ta siis oli. Et see ju areneb ka, kõik ju, mis elab, see ju areneb. Ega siis sõrvekeel pole ka enam ju see, mis ta oli 100 aastat tagasi, aga see ei tähenda, et ta surnud ka on, et ta ju areneb kogu aeg edasi ja ega see... Et sa tahad ütelda, et murre areneb täpselt seda sammati, nõnda kui iga keelged. Just. Aga ta on sellegid poolest ikkagi murre. Jah, ega ta sellepärast kirjakeeleks ei saa veel. Kuigi ta on sõrvekirjakeel justkui, aga tal ei ole ju neid reegleid selliseid nagu... kirjakeelel on, et sa ei tohi sedasi kirjutada ning sa pead sedasi kirjutama. Seda meetel praegust ju kuskil kirjas pole. Ja seda me ei ole plaaniski teha, sest et see teeb ikkagi natuke kunstlikuks selle keele võib-olla. Et siis pealegi siis võib tekkida inimestel, kes on seda kogu aeg rääkinud, mingi vastuhakk või et niimoodi ju ei räägitud, et nüüd mingi norm on tehtud, aga niimoodi pole räägitud ja mina nii ei räägi ja siis ma ei räägigi midagi, on ju. Et see võib tekitada hoopis vastupidi see. Et sa, Katrina, kui filoloog tahad ütelda seda, et murre kujuneb loomulikul teel, et tal ei ole reegleid ning kui ta loomulikul teel kujuneb, siis ta on õige. Just. Ja ma arvan ka, et seetõttu ei tohiks me väga rangeid reegleid teha, et peab jääma mingi varieeruvus, et ta saaks nagu oma loomuliku rada pidi minna. Aga mingid reeglid ju ikkagi on. Mingid reeglid tõesti. Võib-olla õigemöelda raamid nende kohta, sest seal sees on hästi palju võimalik ringi lennelda. No jah, nagu uued tänapäevased sõnad ju pidavad juurde tulema. Me ei saa ju rääkida umbes igasugused hobuseriistad, ning rattale tulemised, ning tänapäeval sõidad ATV-dega, ning tasakaaluliikuritega, ning millega sa iganes sõidad. ATV-le võib ka otsa peal tulla. Kui kedagi nende kohta mõne sõna kuskil omale välja mõtleb, siis las ta tuleb, on ju. Ja koolilapsed vist ka ju mugavdavad oma jaoks seda keelt ju.
ja, aga no reeglid ikka nii palju peab olema, et kui inimesel on kange tahtmine seda õppida, et siis tal oleks ikka midagi ette võtta ja selle järgi õppida, aga need on siis nagu üldisemad, mitte väga, me ei hakka nüüd ütlema, et kerves võib ainult öelda, kirves ei tohi ja noh, niimoodi, nii spetsiifiliseks, no kindlasti ei lähe nende reeglitega. Sest selle aabitsa loomise käigus ju tuligi välja, et ühes peres räägitakse ühtemoodi, ühes piirkonnas räägitakse teistmoodi. Et vaieldud on ju küll. Üsna tuliseks saab minna, kui võtta selle asjaga. Ja üsna vihatse vaielda. Ning üks sama sõna, no sõrve on ju üldse nii suur maa ka, et see eessõrve ning tagasõrve ning me siia eessõrulused, ega me pole tagasõruluste meelest üldse õiged sõrulusedki. Aga kuidas see sõrve hakkab, kes mõistab ütelda? Või kuidas ta lõpeb, noh? Ei hakkab seal sõrvesääre otsas, selles ma olen see on lihtne. Aga kuidas ta lõpeb, vaat see on juba küsimus. Nojah, siin on niimoodi, et ma olen ikka ütelnud, et kui võtta mustiste juttude järgi, siis tema hakkab salmes üllast. No see on väga lihtne, sest Sõrve oli omaede saar ja siis seal oli omaede inimesed ning rääkisid omaede keelt. Lihtne, siis oli Sõrve, aga nii on see kogu kasund, sealt on mitu sülde üle tehtud. Ja inimesed, kes seal teissel salme sülde elavad, meite jõuks teissel siis, need räägivad üsna samad keelt kui me siingid. Ja kannavad nad neid samu Sõrve-riidid, kui me ning oleme haldusjaotuselt ka olnud ikka ühes kihelkonnas ning ühes vallas üsna pikka aega. Nii et selle sõrulise aabitsa jaoks me võtsime ka sõukse haldusjaotuse, mis olid kihelkonna piirid. Et vaata, see Salmejõgi käib küll siit, on ju, aga Ansiküla kihelkonna piir on siit tagad, siit Irmustest ja siit Nasvajööni välja vahepealt. Et me võtsime, et need võivad ka ennast siis ikka sõrulastena tunda, kui nad seda peaksid tahtma. Ja kui nad ei tunne ennast sõrulasena ja tunnevad ennast saarlasena, siis meitel pole sellest ka mitte midagi. See siis nende oma asi. See on nende oma asi. Ländad paar, kus võib siis Sepajõge piiriks pidada. Täpselt nagu sa tunned, tõepoolest, ja mul on päris, oli Tiirimetsa mees ütles, et ta oli väga mures, et kas ta võib ennast ikka ka sõrulasena tunda, et muidu ta nagu polegi kedad. Õige saarlane ta ju pole, et ta räägib ka ju soun ning laut, aga sõrulased teda ka hästi ei taha kampa võtta, et siis ma ütlesin, et me siin Aabitsas küll oleme Tiirimetsa kandi küll ka oma juure lugenud, oleme ta küla nime kaardi peal pannud. No siis, kui sellest Ansiküla kihelkonna jaotusest lähtuda, et siis tulebki piirab jõe, et seal lääne pool on siis Sepajõgi piiriks, ning Jürisjõgi jõgi, ning Vesikü jõgi, ning mis ta kuskil on, ning Nasvajõgi siis põhja pool. No mida siis ongi üsna veekäe piiratud. Mullutu lahe, et need jäävad siis ka sinna piiriks ning piiratid ära. Aga see on ju selge, et see piir ei ole kindlasti sauke konkreetne. See on ikkagi inimese sees jooseb see piir, ma olen aru saanud, et seda ikka peab iga inimene ise ütlema, kas ta on sõruline või ta pole. Seda nüüd küll. Meitel oli siin päris kena siin nüüd sellest aabitsa teust rääkida, aga on siis uusi raamatuid ka plaanis ikka? See jutt jäi meitel kuidagi kahe vahele. Kas sa tahad mingit lubadusi püüda või? Ei, ma päris lubadusi ei taha, aga ma tahaks ikka piskut lootust silmapiirile terendama, et ühe korra veel saab midagi sõrvekeeltsed ning meeltsed. Ei no muidu, et vaadal kena oleks Laadla poes, oleks suuka rivi, oleks riiuli peal, oleks raamatuid, kõik on need sõrul siis oma raamatud ning mõned oleks võib-olla mingi muu märgiga ka vaada, et äkki keedad seal tagasõrves, tahab mingit oma tagasõrve asja, vaada kuhke oleks. Terve rivi oleks Laadla poes, sõrvekeeltsed raamatud. No jah, kõikide nende selgede peal oleks siis sarja nimi, et sõrulaste esi oma raamat. Ja võib-olla tagasõrulust teevad veel oma märgi, et võt, eriti tagasõrulust, eriti tagasõrvekeelne, see oleks nii kena, mul nii meeldiks. Teevad oma raamatu sarja. Ja me teeme ka ja siis on hästi palju ja kõik saavad mutkut lugeda sõrvekeeles. Aga päriselt on seda, et nagu ma siin ühe korra juba ütlesin, et me alles löötsutame. Tegelikult me alles löötsutame, me pole jõudnud veel mõtteid koguda, et me natus oleme küll mõtelnud, aga ei, mina küll ei julge midagi ütelda. Mina olen selle välja mõtelnud, et järgmine raamat, mis ma teen, on see raamat, mida kõige enam tarist on. Mida kohe praegust on tarist. Kas Merle ütleb mulle, et koolis on väga saukest raamatut tarist, võt siis ma hakkan sellega tegelema. Või ütleb, mul mitu inimest tuleb sealt Sõrve poolt, ütlevad, ma saa enam nõnda olla, kui seda raamatut pole. Ja siis ma mõtlen, et kas ma saan seda inimest aidata. Ma arvan, ma hakkan, või siis tuleb äkki mulle omal vaim peale, võt see on ka veel võimalus. Aga ma veel löötsutan, mul pole veel tuld. Et kui see muusa üks ööses nüüd külastab, siis kohe, aga kui see muusa tuleb ka näiteks Merle kujul või kellegi teise kujul, siis tuleb ikka tegema hakata. Aga ega ma tea, mis muusa võib siin mõnda teist külastama hakata, et äkki teitel on mõni jäämõte? On. Sool on mõte juba olemas. Jah, seda ma olen jaganud ka. Jaga veel siis ühe korraga. Sa jagaksid mettega ka.
kas või pisut, mulle ikka see looduse teema nagu läheb väga hinge, mida saab ka koolis kasutada, on Sõrve loodus, loomad, linnud, sõrvekeelsed nimed, lilled, et mida väga palju siia Aabitsasse ei saanud. Et see on see teema, mis võiks kõnetada võib-olla teisi inimesi ka. No see oleks igavesti kena asi, sellepärast, et seansed vanad kohalikud nimed, taimenimed, loomanimed, need kaduvad ju Loomadki kaduvad No metsiga see muidu tuleb varsti tagasi. See on küll korraks kadunud, aga küll ta tuleb varsti tagasi. Nii nii uus nähtus, ma ütlesin. No jah, ta pole mis tal 50-60 aastat on. Aga see tuleb tagasi, pole karta, see peab murduse sisse minema. Aga kas Katrinal on ka äkki mõni kena mõte? No jah, see keele teema on ju mulle alati ikka südamelähedane olnud. Et küllap me midagi ikkagi katsume teha selle keelega, et edasi arendada äkki seda keele peatükki vähe pikemaks on ju. Et põhjalikumaks. Kas ta nüüd võib-olla raamatu mõttu alguses välja annabki, aga vähemalt sellist kasutatavat, kas või internetis kasutatavat. Et ma arvan midagi sellist, et teiseks mul on väga südamelähedased need laulud, et need regilaulud saaks kuidagi inimestele lähemale, et nad ei tunduks nii nagu minevikust selline arusaamatu keel, et paneks need kuidagi, vähemalt Ammukeri laulud võtaks, paneks neid me oleme nii palju arutanud, paneks need kaante vahele, see ei pea isegi paberkujul olema ja seletaks neid lahti, et minu arust on oluline, et inimesed mõistaks neid, sest see ikkagi toob meile ikkagi selle esivanemate maailma lähemale ja no nii palju on ju laule, mis aitavad elada meil praegugi, et meie elu on praegu nii hea, et pole mingit põhjust viriseda, et võtad kas või selle mingi vana laulu, vaata, kuidas siis pidi elama ja nad ka elasid ja laulsid seal juures veel, et see on niisugune eluõpetus või? Ja, et siis võiks ju me ammugid laulda, mitte elatustase on ju palju enam kui nendel. Meil viga elada. Mis neid viga elada? Mis neid viga elada, jah. Aga Elle, mis raamatu sa siis kirjutad Meitlu sõrvekeeles? No sõrvekeeles, ma olen ka juba nii vana, et ma või kirjutada juba paar aastat vanu asju, nii on kõik juba ajalugu, on ju. Jaa. Muidugi, et kui nüüd mitte sõrvekeelest rääkida, siis ma võiks me luulekogu välja anda, ega mul nende puudust ka ei ole. Need pole sõrvekeeles küll mitte. Aga miks mitte sõrvekeeles? Need inimeste keelt, no mul ei ole. Sa pole jõudnud, jah. Ja muidud. Sa pole nii vana veel, sul pole... Vaat ma ei ole jah veel nii vana, mul ei ole kõiki asju veel. Eluluu jauks ka veel liiga noor. Ei tee, sul üsna mitu elu olnud juba. Kuule, Elle, sa saad reisikirjasid. Kuule, äkki hakkad sõrvekeelset reisikirjast ei mõle, kui äge asi oleks. Sõrvekeelset reisisid, jah. Nii, et materjali jagub ju. Ei, no absoluutselt. Igal inimesel on ju ikka midagi kirjuta. Ma mõtle küll. Nõnda, et kas me hakkame siis mõtlema järgmiste raamatute peale? Kindla peale ja kui kedad kodunid ikka mõtleb, et üks asi, mis ta võiks mõtelda, on see, et kui ta siin Aabitsast loeb neid juttusid, istub ning teeb nõnda, nagu selle Aabitsa tarvitamise õpetus on. See pole nüüd siin kirjas, võib-olla oleks pidanud panema ka see peale. Aga nimeda ära. Et võtta see Aabits käde, siis võtta üks laps, oma laps või lapselaps või kedad ja kutsud oma ligi ning võtke see raamat lahti ning lugege sealt siis. Õpeta talle seda keelt. Seleta talle, mis asja see asi tähendab, mis siin kirjas on, sest et ega kui see laps seda ise loeb, tal tuleb 100 küsimust ühe jutu kohta ning ole siis see kena inimene ning vastada küsimustele ole. Ja kui sa siis neid loed ja sul hakkab tulema meele. Ma olen aru saanud, et see raamat mõjub nagu aju värskendi. Sul hakkab tulema meile sõuksid jutusid, mida sa mõtled, sul üldse elu sees meele enam tuleb. Ole kena inimene, pane ne kirja. Et kui saab taha neid raamatuks teha või meitel saata, see pole üldse tähtis, pane nad oma laste jõuks kirja. Ning äkist ühel kenal päeval tuleb tahtmane siis saata ka? Või tahad ise raamatu teha? Kui need sedasi korjatud on. Ja ning nad, kui sa mõtled selle jõuks, et äkist me tahme mingis raamatusse panna, et siis ei pea nad mitte ka nii uhkes sõrvekeeles olema, kui sa tunned, et saab mõista sedasi kirjuta umbes. See pole nii lihtne, me teame seda asja küll. Et sest pole midagi, mis on ta siis nüüd nii sõrvekeel või on ta kirjakeel. Aga pane kirja ning ära hoia oma kallist varandust ainult. Või siis kas või omale, aga oma laua sahtligid. Pane kas või sönnagid. Jah, see ka kena koht, kus asja hoida. Sellepärast, et asjad tohiks ikka tükki see kaduda.
jääks nad oma lauasahkligid järgi. Siis oma järeltulijad, kui ühe korra lõvaks sealt. Jah, nendel nii kena meel pärast. Et seda ma küll tahan julgustada, et ikka julgesti sõbrad nüüd tööle, ütlen ma teitel selle koha peal. Et julgest sõbrad nüüd tööle, jah. Et esimene kukesamm on astutud ning nüüd... Kannad tulge siis järge. Jah, nüüd võiks teised siis ka hakata natuke astuma ning ikka jutusid kirja panna ning mitte unutab, mis me rääkinud oleme ning... Ja meitid võib ju õpetada, sest me oleme siin mõne asja valesti ka teinud. Et pane julgest kirja, ning saada meitele, saab ju kurja häälega meile selle kirja panna, pane siis lahke häälega kirja, et me oleme selle asja nüüd küll valesti teinud, et siis me teise kord teame. Me saame mingi selle küsimuse esitada, et leidke viga üles sõrulase abitsast. Meil on üks viga sees. Jah, kas me preemia ka välja paneme sellele suurele peale? Me surematu aunik kuulsus lihtsalt. Aga vihjeid ei anna? Ei, mingid vihjeid ei ole, aga vihjeid ei anna. Tõesti, üks kena korralik viga on sees, mille iga haritud inimene üles lõvab. Just. Pole suurt haridust taristked. Väga suurt haridust pole tarist, aga leiate üles küll. Et see puhtalt selle jooks pantud siia, et teil oleks ka midagi otsida. Jah, ega metel muud selle aabitse kohta vist väga palju ütelda pole ka, et nüüd me oleme kõik ära rääkinud, mis me selle kohta rääkida mõistame. Isegi vea me rääkisime ära. No, ise te peate üles lõidma muidugi. See on ju selge. Et me hakkame nüüd siin jälle uusi mõtteid mõtlema ning mõtelge siis ikka teie ka. Ning saatke meitele ka. Jah, kenad terist teitel. Kenad terist, jah. Nüüd Katrina kadusid ära. Sa ei pidanud vastu. Keegi kuule midagi.